tere tulemast! Et me oleme siis metsaõuel Viljandimaal Soomaa rahvuspargi servas ja täna me siis teeme sellist loodusseminari, mille pealkirjaks võiks, ma panin, et hoolega hoitud mets. Ja mis selle pealkirja taga siis, vähemalt minu enda peas, teised igaüks saavad oma peas seda hoolega hoitud metsa nagu mõelda, et mis asi see on, et see, mis me täna näeme metsanduses toimuvat või puidutööstuses toimuvat, mis siis mõjutab metsandust, et see ei tundu minu jaoks olema see metsa hoidmine, millest meil see varasem arusaam on. Et see, kuidas vanasti metsa hoidi, kuidas vanasti metsa tehti, et mul oli hiljuti, võib-olla see mõte saigi sellest alguses, et mul hiljuti siin, kui pesitsus käis ja raied käisid samal ajal, ma käisin siin lähedal ühte raiet vaatamas, mida mu 2,5-aastane tütar palus vaatama minna, sest me kuulsime, et kuskil on masin, traktor on metsas. Ja mina muidugi teadsin, et tegu on harvesteriga. Ja siis me võtsime kanuu ja sõitsime siit mõned kilomeetrid ülesvoolu. Ja seal oligi siis üle sükse luha heinamaa oli näha harvesteri seal vana jõe kalda peal möllamas ja lehtpuu metsas ja küllaltki noores. Ja väidetavalt tehti harvendust, kuigi see tegelikult nägi välja nagu lageraia. Aga see selleks ja me vaatasime tütrega seda ja tütar nagu ei saanud väga hästi aru, et miks see vajalik on, aga kuna masin oli, siis talle tundus, et ju siis midagi need täiskasvanud inimesed teevad. Ja ma rääkisin ka selle arvesterimehega juttu, sest et ta hakkas oma arvesteriga jõudma künnapuuni. Ja ma ju ei teadnud, kes seal kabiinis istub, et kas ta teab, mis ta nüüd millise puude järgmiseks võtab. Siis ma andsin talle märku, et me võiks korraks rääkida täitsa rahulikult. Ja ta pani arvesteri seisma ja me rääkisime juttu seal samas raieplangil. Ja tuli välja, et see arvesterist tuli välja mitte siuke noor, siuke ülbik, nagu me tavaliselt oleme harjunud ette kujutama, vaid tuli täiesti eakas mees. Ma ütleks, et kuskil 55-65. Ja ta oli eluaeg metsa teinud ja nüüd siis arvesteri juht. Ja me rääkime sellest, mis toimus ja mis toimub. Ja muidugi ta tundis seda künnapuud ja siis näitas kaugemale, et näed, ma jätsin ju kõik tammed ka alles. Et ma olen ju vana metsamees. Ja siis ma küsisin, et kas ta teab, et ta rikub looduskaitseseadust raiudes pesitsus ajal metsas, kus tõenäoliselt on palju linde ja loomi. Ja ta ütles, et ta teab jah, et ta rikub seadust. Aga et tal on palka vaja. Ja nii lihtne see mingis mõttes ongi. Aga me rääkisime veel edasi sellest ja ta rääkis sellest, kuidas vanasti ta tegi metsa ja kuidas need asjad on muutunud ja et ega ta ei saagi väga mõjutada, sest talle öeldakse, et mine tee ja kui ei tee, siis ta ei saa raha ja hästi siuke mustvalge maailm koorus sealt välja ja see oli see sama valu, mis meil täna metsaga seotud on. Ma eeldan, et iga kodanik on seda tundnud, kes vähegi näinud on. Ja mõned näevad seda, mis toimub, aga nad ei tunnista seda toimuvaks. Ja siis ta ütles ühe lause mulle lõpus, et ta teadis mind. Ma tutvustasin ennast, ta on nime järgi, ta oli kuulnud minust. Ja ta ütles, et tegelikult on nii, et meie metsamehed ja looduskaitsjad, et me tegelikult oleme ju sama asja eest väljas, et me tegelikult mõlemad tahame ju metsa hoida, ainult et see tulemus on kurb. Ja kuidagi selliselt see meie vestlus seal kulges ja me läksime sõpradena laiali. Aga just see mõte, mis tema ütles, et nii need metsamehed kui ka looduskaitsjad
tegelikult ju hoiavad seda metsa. Ainult, et ta tunnistas ka seda, et ka tema metsamehena nagu hetkel ta ei hoia seda metsa. Aga raha on ka vaja ja see siis nagu muudab seda asja teistsuguseks. See on nagu selline kauge lugu sellest, et meie tänane teema võiks olla hoolega hoitud mets. Et mida see üldse tähendab, mida see tähendas kunagi ja mis see nagu tulevikus võiks siis olla. Et millise hoolega me peaksime seda metsa hoidma, et see oleks ka meil tulevikus alles. Elades ise metsas, ma tean, et iga minu samm tegelikult hävitab siin mingit osa ökosüsteemist. Ükskõik kui vähe ma neid samme siin teen või kui täpselt ma astun, siis ikkagi ma astun kellelegi peale. Ja kui sa astud jalaga peale, siis võib-olla on see pohlavars või mingi sammal kuskil. Aga kui sa astud ikkagi 15-20 tonnise nagu metsatraktoriga peale, et siis sa ju astud peale mitte ainult taimedele, mitte ainult väikestele puudele, vaid tegelikult seal maa sees on loomadel urud, kahepaiksetel roomajatel, ka isegi lindudel on seal maas on ju pesad ja mis siis ei paista üldse silma võib-olla on see, et selle sama mulla sees, millele siis nii-öelda peale astutakse metsatraktori või sellise, et see enam lihtsalt ei ole astumine, vaid et selles mulla sees elavad nagu mikroobid ja nende paljastamine päikesele läbi lageraie, läbi raie, läbi selle maa üles sonkimise, see hävitab ka need mikroobid ja nii palju, kui ma aru olen saanud, et siis tegelikult see mets hakkabki sealt mullastikust pihta. Ja kui me seda mullastikku hävitame, siis ei saa ju tegelikult enam isegi puhtteoreetiliselt sinna seda metsa asemele ei istutades ega metsa istutades. Ei saa seda metsa sinna tagasi istutada, kui see maa ja ökosüsteem või keskkond või see olem on ära lõhutud. Ja võib-olla siis võikski siin arutada, et teie enda perspektiivist, kus ja kuidas midagi viltu läks või kindlasti ma ei soovi süüdlasi otsida ega nimesi, muidugi kui te teate, võime ka pärast privaatselt seda. Aga jah, üldjoontes me võiks nagu mõelda, et milline see hool on, mida me metsa ja oma looduse suhtes ja ka iseenda suhtes läbi selle nagu üles näitame.